seega esiteks ma tahtsin öelda, et suur aitäh 1000 subscriberi eest, see on täiesti absurd. Ja eriti veel mõelda selle peale, et 5 nädalat tagasi, nüüd juba 6 nädalat tagasi, oli mul 600 subscriberit, mis tähendab, et 6 nädalaga on mul tulnud juurde 400 subscriberit ja ma ei tea, kuidas see võimalik on, ma ei tea, kuidas ma selle ära teeninud olen. Ilmselt ei olegi. Special video tuleb varsti. Igal juhul ma mõtlesin, et miks mitte teha väikse koristusvlogi pluss küsimused ning ma loodan, et see video on teie jaoks huvitav. Ma teen siis väikse ülevaate sellest, kui kohutav mu tuba praegu on. So, aknalaud on väga kena. Ja siis tuleb minu laud. Seega minu jaoks step 1-iks või siis esimeseks sammuks on see, et sa paned oma riidekappi ja vahelduseks ei viska neid sinna hunnikusse, mida mina teen iga jumala päev. Ja me oleme valmis riiete osaga. See toole mulle ees. Nüüd on aeg step 2 ehk siis laua ära puhastamine. Seal on mul alati rohkem asju, seega kui ma sealt asjad ära saan, siis on pool tööst juba tehtud. So ma teen ka sellise väikese karbi, kuhu ma panen asjad, mis ma saan ära visata. Nii suurt kasti meil nüüd vaja ei ole, aga Seega nüüd on aeg liikuda laua juurde, aga seni kuni ma tegelen laualt asjade ära sorteerimisega, vastame oma küsimustele. Jääb siis niimoodi. Ma ei puhasta seda ära, ma lihtsalt tõstan asju siia juurde. Mis on minu lemmikjook? Ma arvan, et Dr. Active. Mu lemmik on hapukommid, mitte brain platzers asjad. Hapukommid. Need, kus sees on see mingi hapu asi, mis tuleb välja. Ükskõik millised peavad olema hapud. See on lihtsalt see faas, kus ma pühin kõik parandada ja hiljem pühin parandada. Mis on minu lemmikjäätis? Mul ei ole lemmikjäätist, ma ei ole eriline jäätise fänn. Kui ma söön, siis mulle meeldib see mingi Tom, kõige tavalisem. Basic. Kumb on minule olulisem, kas Domino või Poncho? Täpselt sama olulised. Põranda pühkimise ajaks siis panin vaiba siia. Nagu te näete, seal on natuke mingit segadust. Siia sisse panin ma siis õpikud. Okei, see oli cringe. Seega nüüd on vist aeg step 4-ks. Step 4 on siis see, et te pühite ära oma kohutava põranda. Teie põrand ei pea kohutav olema, lihtsalt minu oma on. Nüüd on aeg step 5-ks, milleks on voodi ära tegemine. Alustame sellega. So video lõpetuseks, kuna nüüd on juba korras suht, siis ma mõtlesin, et ma teen väikse haulsarnase asja, mis tähendab seda, et ma ütlen, kust ma mingid oma dekoratsioonid sain või kuidas ma need tegin. Enamus ei ole ise tehtud. Päevalilled, mis mul igal pool ümber tuba on poest nimega Kodu ja kontor. Padja sain ma Jyskist, voodi siis tegikoti sain ma ka Jyskist, padjapüüri sain Jyskist, need sain taskust pildiprintijast ja need ma tegin ise paberist ja värvisin värvikuiva. Need tähed ostsin ma poest nimega Snitti. Igal juhul ma loodan, et teile meeldis see video. Kui teile see video meeldis, siis pange like ja
Kui soovite liituda Kohukeste Squadiga, vajutage seda punast subscribe nuppu seal all. Kui teile video ei meeldinud, siis kommenteerige alla, miks teile see video ei meeldinud. Sellepärast, et siis ma tean, mida järgmises videos paremini teha. Aga praegu bye ning järgmiseks videoks on kindlasti special.